erinevaid teid, mis on osaliselt ka musta katte alla, aga osaliselt ka kruusateed, et me näeme nii üht kui teist täna. Ja Sviimi küla on siis sadamast tulles esimene küla, kus on siis ka talu muuseum, selline vabaõhumuuseum, mis on suvel avatud. Muuseum ise kuulub siis Vormsi kodukoha ühingule Rootsis, see on siis endistele vormsilastele. Nii et nemad on selle muuseumi siis nagu nii-öelda asutanud või püsti pannud siin ja eksponeerivad seal siis seda Vormsile omast elulaadi ja stiili. Ja seal on siis ka erinevaid kaasaegsemaid näitusi ja ikkagi Vormsiga seotud ja tehakse ka lastele selliseid üritusi. Aga paremat kätt jääb meile selline kivimägi, mis on looduslik ja ühel suurel kivil on siin kaasanud 43-44, et siia oli pandud siis mälestustahvel neile, kes siin 43-44 lahkusid, aga kuskile randa ei jõudnud. Nii et selles suhtes on siis nende meenutuseks see. Ja kui te siin siis vaatate seda majade arhitektuuri, siin me näeme rookatuseid, uusi uhkemaid kivikatuseid, mida iganes, aga ka vana Vormsi kivikatustest. Vormsis on enda ka katusekive tehtud, nii et tähele pannes seda, aga no, meie muuseumikompleksis suuremas osas koosneb täna siis ikkagi rookatustega hoonetest ja säilinud on siin siis päris mitmeid erinevaid hooneid, elumaja. See ei ole